Tervist! Ma kohtan personaaltreenerina väga sageli suhtumist, et regulaarne lihastreening jõusaalis on justkui mingi luksus, mida saab või võiks teha siis, kui tavaliselt mingis abstraktses, tegelikult mitte kunagi saabuvas tulevikus tekib selle jaoks piisavalt aega. Samamoodi arvatakse, et lihastreening on ennekõike vajalik selleks, et hea välja näha ja selle mõju üldisele tervisele ei ole eriti suur. No tegelikult on nii, et regulaarne lihastreening peab lisaks regulaarsele aeroobsele treeningule olema su elu loomulik osa. Ja sellest välja kasvav tervisekasu on palju suurem, kui reeglina arvatakse. Ma ei hakka täna rääkima pikemalt sellest, miks on lihastreening ja terved ja tugevad lihased olulised, sest selle kohta ma olen teinud pika ja põhjaliku video, milles ma olen antud teemat üsna põhjalikult arutanud ja läbi arutanud ja mida ma soovitan sul kindlasti vaadata ja seda isegi jagada ja viida sellele videole leiad sa pildikasti alt. Täna ma räägin sulle asjandusest nimega lihasmassi indeks ja sellest, kuidas ja mil määral see on seotud sinu prognoositava eluea pikkusega. Lihasmassi indeks on viimasel ajal aina enam esile kerkiv marker, mida on hakatud võtma kasutusele kehamassi indeksi asemel, sest see on paljudel juhtudel inimese tervise näitajatega ja enneaegse surmariskiga seotud palju selgemalt. Sisuliselt näitab lihasmassi indeks, kui palju on sinu kehas skeletilihaseid võrrelduna kõige muuga, ennekõike rasvamassiga, ehk siis näitab su skeletilihaste proportsiooni. Lihasmassi indeksi arvutamiseks on mitmeid meetodeid. Vast kõige täpsema näitaja saab kasutades kompuutertomograafi või siis natukene vähem täpsema kasutades Texat, aga arusaadavalt kasutatakse neid meetodeid antud eesmärgil väga harva. Sa võid leida ka veebist erinevaid tasuta lihasmassi indeksi kalkulaatoreid, aga nende täpsus on väga varieeruv. Ja loomulikult võid sa enne selle soetada fancy nutikaalu, mis jooksutab läbi su keha elektrisuraka ja arvutab välja su rasva ja lihasmassi protsendid, tehes seda nii meie vahel öeldes vahelduva ja ligikaudse täpsusega. Tegelikult on skeletilihase massi ja proportsiooni täpne väljaarvutamine üsna suureks väljakutseks ka teadusuuringutes, kus räägitakse sageli rasvavabast massist, mille hulka kuuluvad aga ka luud ja muud organismi pudinad, mis tuleb lõplikust lihasmassist maha arvutada ja seda ei saa loomulikult reeglina teha, ütleme nii ülitäpselt. Ja sel teemal ma ei hakka üldse pikemalt jahuma, kuigi see on väga põnev teema, sest ütleme nii, tegelikult ei ole absoluutselt oluline, milline on su lihasmassi indeks numbriliselt täpselt. Ja seda, miks ma niimoodi väidan, seda ma ütlen sulle video lõpus. Esmalt aga räägin ma sellest, miks lihasmassi indeksi normaalne või kõrge näitaja on tähtis. Kui me räägime su prognoositavast elupikkusest ja selle seiga illustreerimiseks valisin ma välja selle teadustöö, mille näol on tegemist metaanalüüsiga, kus pandi kokku 16 varasemat teadustööd, milles oli analüüsitud madala lihasmassi indeksi seost enneaegse surmariskiga. Kokku oli vaatluse all 81 358 inimest, keda jälgiti keskmiselt 3 kuni 14,4 aastat ja kui tavaliselt keskenduvad sellised uuringud ennekõike väga eakatele inimestele, sageli 75+ vanuserühmale, siis selle metaanalüüsi võlu on muuhulgas selles, et sinna kaasatud inimeste keskmine vanus on 43,9 kuni 93,5 eluaastat, ehk siis kehva muskulatuuri mõju vaadeldi ka keskealiste inimeste puhul. Tulemused näitasid, et madala lihasmassi indeksiga inimestel oli võrrelduna normaalse lihasmassi indeksiga inimestega põhjuste ülese enneaegse surmarisk keskmiselt 57% kõrgem. Ja see seos tuli välja kõigis vanusegruppides. Mis on antud uuringu tulemuste juures väga oluline, millele sageli selliste teadustööde juures tähelepanu ei pöörata, on see, et kõnealune seos viidi kooskõlla kehakaaluga. Ehk siis vaadati, kas suurema kehamassi indeksiga inimeste puhul see kehtib
ja kas see väheneb või suureneb vastavalt siis kehakaalu tõusule. Ja selgus, et kehamassiindeksi juures 18,5 kuni 25 ehk siis normaalkaalus inimestel tõstis madal lihasmassiindeks enneaegse põhjustülese surmariski 34%. Kehamassiindeksi juures 25 kuni 30 ehk siis ülekaaluliste inimeste puhul 91%. Ja kui kehamassiindeks oli juba üle 30 ehk siis inimene oli rasvunud, siis tõusis risk koguni 158%. Lihtsalt öeldes, mida tüsedam sa oled, seda ohtlikum on sinu jaoks madal lihasmass ja tervete lihaste puudumine. See leid on väga oluline seetõttu, et kui keegi on suures ülekaalus ja hakkab kiirkorras kaalu langetama, siis viiakse reeglina kaloritarbimine alla, aga ei pöörata tähelepanu sellele, et igapäevaselt tarbitava valgu kogus oleks optimaalne ehk siis umbes 1,4 kuni 1,6 grammi iga kehakaalu kilo kohta. Samuti pööratakse küll tähelepanu, kui sedagi, aeroobsele aktiivsusele ehk siis näiteks kõndimisele, ujumisele, aga ignoreeritakse täielikult lihastreeningut, mis on, oleme ausad, antud olukorras veelgi tähtsam. Ja selle tulemusena tuleb suur osa kehakaalu langusest lihasmassi arvelt ja see võib tekitada olukorra, kus kehakaal küll langeb, aga tegelikult teoreetiliselt terviseriskid hoopis tõusevad. Samamoodi on regulaarne lihastreening ja igapäevane valgu optimaalne kogus väga olulised siis, kui sa kasutad mõnda Ozempicu-laadset kaalu langetamise ravimit, sest ka sel juhul tuleb hantleid mitte tõstes ja piisavalt valku mitte tarvitades liiga suur hulk kaalu langusest lihaste arvelt. Ma ütlesin video alguses, et see, milline on su lihasmassiindeks täpselt, ei oma mitte mingisugust tähtsust ja nii ongi. Sest seda on täpselt väga raske välja arvutada ja kui sa hakkad guugeldama, siis leiad sa küll erinevaid tasuta kalkulaatoreid, aga näed peagi, et need annavad ka erinevaid tulemusi. Vaata, sinu lihasmassiindeks on lihtsalt üks number, mis ei tähenda iseenesest mitte midagi. See number kui selline on vähe oluline ka seetõttu, et lisaks lihasmassile on tegelikult oluline ka lihastugevus. Ehk siis laiemalt võttes sinu kerelihaste kvaliteet, mida sa saad kõrgel hoida ainult tehes regulaarselt jõutreeningut. Kusjuures ma soovitan lihastreeningut teha olenemata sinu vanusest vähemalt 2 korda nädalas, vähemalt tund aega korraga ja käia iga treening läbi kõik peamised lihasgrupid. Vaat nii, jõusaalis näeme!